siin käib jõhker kraavide tegemine. Ma tõin kütust sellele pillile siin, aga siin ma jään kinni. Polja mul siia ei ulata. Ma peangi siit sõitma siis. Siin on praegu see ka, et vihma sadas siin ja siis see tähendab seda, et kuskil seal taga linnad uputavad üle ja siis need farmerid saavad siin jälle tasuta vett ja siis pannakse kõik tiigid pannakse täis. 2 tiiki on meil täiesti täis. Need, mida me niisutamise ajal kogu aeg kasutame. Ja siis pannakse nüüd ülejäänud. Aga kurat, oota, kuidas ma nüüd siia saan siis? Prille poolt peas. Prillideta ma tavaliselt ei näe. Aga õnneks nägin. Ma olin seal on üks eskavaator ja siin on üks teine eskavaator. Ma arvan, et ma pidin selle täis panema. Kurrat, siin tuleb vesi ikka normaalse hooga ja kraavid tehakse sügavamaks. Üks pask, mis on siin aastatega akumuleerunud, see tehakse niimoodi. Ma olen ise ka täna kopa peale uuesti. Ma vaatan, kuidas nad teevad. Ma tegin samamoodi. Ma ka kopameese. Panevad siis natuke siia ääre peale ja siis natuke siia peale. Et see point on see, et kui sa kogu aeg võtad seda siit külje pealt, sa teed selle kraavi kogu aeg suuremaks, laiemaks. Seda ei taheta. Tahetakse lihtsalt, et oleks sügavam. See on vähe suurem pill ikka, jah? See käpp on ka vapsee laadnalt pikk. See tiik, mis siin on, seda eelmine aasta üldse ei kasutatud, sest siin ääres põllud ei töötanud. Korter. Aga nüüd see aasta on siis selle tiigi läheduses need põllud. Vesi tuleb. Meile panime, kus see eskavaator on? Seal. Sinna panime ühe uue värava ka eile. See on huvitav, et põhimõtteliselt, mitte päris, aga umbes taolise värava. Et siin maa all oli see toru on ju. Siis me panime lihtsalt selle värava sinna. Ja värava siis isoleerisime makrofleksiga. Minu teada makroflex, kui saab vett, hakkab murenema. Ütlesin ka neile, et minu teada on nagu siuke asi. Ta ütles, et ei, siin me teeme niimoodi. Okei. Minu teada nagu makroflex hakkab murenema, kui ta vett saab. Sest kui ma enda korterit ehitasin, siis kui ma kuskile välikeskkonda makroflexi panin, siis ma panin pärast silikoni ka peale. Aga siin teistmoodi üritasin selle pudeli pealt aru saada küll, et kas makroflex on siis selline, et ta ei murene, aga minu teada, mina sain aru niimoodi, see tavaline makroflex, aga Nii, see kraav oli ka märg, ma ei saa sellega edasi minna, aga see kraav, seda kraavi saan teha. Aga kui ma seda võtan, siis vesi tuleb kaasa. Vaata, ostsin endale, vana hea demu, vaata. Ilgelt mugav asi. Korrati ma praegu vaatasin, et hoiab ka. Ma ei tea kuidagi traktoris. Kas ta hoiab nii hästi? See muidugi, see vajub veits ära. Siin pingutada ei saa ka seda. Aga muidu napa kinni. Mul telefoni taga on see magnet, eks ole. Kurat, väga mugav asi. Sest siin ma teen niimoodi, et mõlemad poolt on vaja tõsta. Ehk siis siin ma ei saa teha niimoodi, et ma võtan nii palju kui saan, vaid et ma pean võtma keskelt. Kraavi keskelt. Siin on pehme.
umbes siit. No umbes täpselt on keskel. No, nüüd tuli õige värv. No, sügavus on teada. No siin on kuradi ikka täitsa lödi. Ja nii ongi. Terve kruaave. Kaivume kruaavi. Kaivame kruaavi. Ei kaiva. Ei kaiva. Kaivame ikka. Olgu. No siin on ka see kuradi värv on täitsa õigene. See on täpselt see, mis ta olema peab. Seda pruuni ma otsin. See on nii-öelda see põhi siis. Aga mulle tundub, et kurat täitsa nitševo. Ma arvan, et kurat, ei tea, mis ma selle veega teen. Ma arvan, et ma teen täna ära. Ja siis kui homme tulen, siis ma teen selle lahti. Siis see vesi tuleb siia, kus ma täna tegin. Ta lõpuni ei lähe. Ja siis, jah, umbes nii. Aga ma praegu teen täpselt samamoodi, nagu ma eelmises kohas tegin. Lihtsalt siin ma ei aja laiali seda. Kuradi toru on korjamata. Oi, kurat. Oi, see on väga hea toru. Mõnusalt, kurat. Mullane raisk. Põrremees käis ka siin. Siis mul oli see probleem, et siin vaata ma ei saanud siia siis ma pean tegema seda kõrgemaks ja nii-öelda tihkemaks, eks ole, on ju. Siis ma küsin põrremehe käest, et mis ma tegema pean siis. Sest nagu sa näed, sügavamale ma minna ei saa. Aga mis ma tegin, on see, et vaata siin ma hakkasin minema kohe nagu sipsti ülesse. Aga nüüd ma teen niimoodi, et ma tulen no enam-vähem tulen siledalt siiani, põmm, ja siit hakkan ehitama siis. Umbes nii. Nüüd ma läksin veel kaugemal natuke, siis ma saan veel rohkem seda mulda, et ma nüüd lähen umbes siit kohast hakkan ülesse minema. Siis ta ütles, et jah, et see osa siin, mis see tumme on, see võib olla enam-vähem sirge. Siis ma pean nagu jätma sellele teisele poole ka. Ma vaatasin, ma kurat olen liiga kaugelt tulnud. Tulin siia sisse poole. Kopamees küll, aga kurat kopamees peab mõtlema ka. Ma ei tea, kas üldse nagu need, kes elukutselised kopamehed on, kas nemad mõtlevad, ikka mõtlevad, mõtlevad niimoodi, et lavidat ei peaks lükkama. Õiged kopamehed ikka vist teevad niimoodi, et lavidamees on lihtsalt kõrval niimoodi, istub lavidaga ja kopamees teeb kõik ära. Ülesse poole sama. Siis tegelikult on see, et no, siin pool on okei. Teed, siin ma võin vist niimoodi jätta. Aga seal tagapool, no õnneks mul on see, ole nüüd, katamaran. See veejoon on olemas, nagu sa näed, vaata, kus see maksimum on. Selle järgi ma saan justkui vaadata, mis see nii-öelda lood on. Siin ma näen ka seda, et kuhu see vesi on nii-öelda tulnud, sest seal tagapool on äär madalam. Et seal ma pean kindlasti tõstma. Siin on siuke nipet-näpet. Võib-olla peab, noh, hea oleks, kui tõstaks, aga ei ole see nagu nii oluline. Aga seal on see õhku lennanud ka see kruaav siin. Ma teen igalt poolt teen 2 tõmmet. Ja esimesega võtan mulda, teen enam-vähem selle kalde siin ja teisega põmm.
mis sa arvad? Ma ei näe ju. Kuradi see vend seal näitas, tal on GPS seal peal. Ja. Näitab, et tal on 3 teed talle, et kui sügavale ta läheb ja Sten ütles, et kui tehakse uusi kraave, siis pannakse ühele poole lood, no laser, teisele poole laser ja sul kopa peal on see vastuvõtja ja siis ta piksutab sulle, et kas sa oled õigel sügavusel või mitte. Mina teen seda kuradi supinoku värki noh. Nagu on kraavi. Eesmärk oli siia natuke panna, natuke kõrgemaks. Kui lubati sügavale minna või? See ongi põhi. Lubati rohkem või? Ei, see on põhi. See on see muld, mida ma võtan, see, mis on akumuleerunud siia natuke aega. Sügavamal ei tohi minna, sest siis läheb see lood persse vist. No siis jääb see vesi jääb siia, vaata, ta ei saa sealt ära minna. Selle järgi võtan. See on see põhi mul. Ma võtaks rohkem, jah? Aga ei lubata. Siin on see joon, vaata. Seal taga on üle ajanud. Ma ei tea, mis ma seal teen. Siin mul on juba vähe mulda. Kuradi joon, mis selle joonega teed? See on see veejoon, vaata, veelevel. Seal on veelevel selle koha peal. See on see kuradi kopades vatras nagu, ma teha sittagi, noh. Ei no siin selle kopa peal oled, ma tunnetan küll seda, et tahaks vahepeal suhelda kellegiga. Sellepärast ma sind kutsusin ka. Ega mul tegelikult kütsi polnud vaja. Ma arvan, et ma oleks homsega hakkama saanud võib-olla. Ta on rekkamees. Kus sa see rekkas magada? Miks ta välja sureb? Sina ei meeldi talle? Sina oled roolis. No kui ta siin välja sureb, on okei. Aga kui me sõitma hakkame... Kässar on peal või? Nagu see maakässar ei tea. Rekkamees, kurat, seda välja suretud või? Käisid natuke ringi või? Jah. Aga mis sa teistmoodi tegid nüüd? Midagi? Ole pidi. Äge või? Normaalne. Vee peale. Olutlik noh. Kus ma vee kinni panen? Ei ole ette nähtud. No siis on nii. Häh? Kuule. Aga kust need torud tulid? Maa seest. Maa seest. Katkised, jah? Aga need olid seal selle. Seal, kus ma kuradi kraavi kojubusin või? Jälle sealt või? See on õige, et mehed vaatavad, naine teeb. No sa pead kõigepealt ülesse saama selle ja siis saab ketti. No proovi. Stes mootor, bled. On mootor käima? Kumb pildi ta läheb? Mida ta tegi? Sisse poole tõmbab. Seda pole küll vaja. Välja? Parempoolselt. Parempoolselt, jah? Opp! Kõrd, see on mingi... See on korras. Maas läheb. Maas, jah? Meie töö tehtud. Meie töö on tehtud. Kõrd, seal oli nii hirmus olla. No tõmba. Tuleb. Väga hea. Saad hakkama küll.
tubli oled? Tubli oled? Pikad on, mulle võid nii pisikesi tõsta. No vot, vahepeal peab pikkadega tegelema. Lihtsalt lükkan ta maha. Lihtsalt tagurda, jah? Ära kuku. Ei, kus tal minna on? Ei, väga hea, väga hea. Las ta lohiseb natukene. Noh, siis lükkad selle maha. Philipp sõidab minema ja siis võtad peale. Sest kui me sealt maha lükkame, siis on kruaav on taga seal. Ohtlik. Kraav võib kukkuda. Saad hakkama küll, väga hästi tegid. Ei, no jaa, aga vaat see on sellisel masinal üks kord ökoloogiline mõtlemine lihtsalt ei tööta. Näed, see ei ole teistele loodud. Keera põhja praegu. Vaatad, kurat, kraavi süüdaks. Oh! Ei teisel poole põhja. On lebo tagurda sellega. Õmane. Rekka meese. See on raisk. Kuule, ma mõtleb, kas loogiline oleks need kurdi panna nii-öelda pingesse, sest vaata praegu nad kurdi loksusid siin, vaata, kui sa sõitsid. Me võime veel veits pingutada, aga selles suhtes... Ei, ma mõtlen selles mõttes, et siit seda. Vaata vajuvad ise ajaga nüüd rooliga. Ei, ta praegult on juba... Oota, ma annan seda veits rohkem järgi, ma saan. No, tubli on. Väga tubli. Läheme rest 14 siis. Ja sa pead smoki võtma. Ole probleemi. Aga mis ma teen? Tean seda kaasa. No, mul on see järgmine kruaav on ja teen siin tööd, sest no vaata, siin on see kurat juba väga ohtlik olnud. Siin nagu näha see veepiir on siin, noh, ütleme 5 senti. Siin on keeruline ka sellepärast, et kui seal taga oli seda mulda siin keskel hästi palju, siis siin enam nagu nii palju ei ole. Ma ei usu, et ma lähen liiga sügavale. Sest noh, pilt on õige justkui on ju. Aga siin on päris keeruline see, et noh, minu ülesanne ongi seda, et panna nii-öelda nagu siia seda mulda ja siis natukene tõsta. Aga nüüd on õnneks on see, et vilumust on. Et selles suhtes on nagu niimoodi, et saan hakkama. Ja peremees ütles mulle, et võid natuke rohkem kraapida. Siis ta ütles ka, et peremees ütles, et ta on väga-väga rahul, et ta just seda asja nagu tahabki. Väga huvitav, et ma sellise asjaga hakkama saan, et elus esimest korda sõidan sellega ja siis on nagu hea. Just täpselt seda tahabki, ta ütles, et see kopamees, kes siin on, tema teeb niimoodi, et ma pean mingi 15 minta pean ootama, enne kui see pasks kuradi soojaks läheb. Seda mootor on nii suur ja ennem ei tohi tööd teha, kui mootor soe on. Aga igatahes eelmine kopamees on teeb tavaliselt niimoodi, et ta võtab siit põmm ja teeb kuradi hunniku, teeb kuradi siia, noh, siis saab rohkem mulda ja kõvasti lihtsam on teha, kui sul on nii-öelda kopp täis ja siis tõsta seda. Aga probleemka, mis sellega tuleb, on see, et siis see kuradi kruaav läheb kogu aeg sinna poole. Sest muidu praegu on siin on see hari, aga siis, kuidas see teine kopamees on teinud, ta on teinud nagu siia selle harja, aga mina teen nüüd umbes selle koha peale, et noh, mina tõstan ja natuke teen paksemaks seda seina, aga ma ei tee kruaavi laiemaks. Ja see ongi see, mida peremees tahab, seda on keerulisem teha ja sellepärast ütleski, et
eelmine kopamees, noh, see kohalik kopamees siin, ta teeb väga head tööd, aga ta teeb niimoodi, et kuidas temal on lihtsam. Minuga selles mõttes hea, et mina ei tea, mis on lihtne ja mis ei ole lihtne. No mõtlengi seda, et siin on neid kuradi kraave nii tajooba palju. Ja mõtlen nüüd ühte kraavi. No ma arvan, et kui ma hakkaks, ma tõin 10-tunniseid päevi. No reaalne kopatöö on võib-olla 9 tundi, ei vähem ikka vist. Ütleme 8 tundi on reaalne see kopatöö siis. Siin läheb 5 päeva, 40 tundi on üks kraav ja see on tegelikult päris lühike kraav. Siin neid kraave on liiga palju. Aga kurat, ma olen ikka päris palju tõstnud seda. No ütleme, kui siit nüüd vaadata, siis noh, ma ei tea, palju ta nagu settib, aga ütleks, et 20-30 senti on praegult, 10 senti langeb äkki või midagi sellist. Seda mul päris palju küsitud. Et mässul sokid erinevad on. Väga lihtne vastus on sellele. Niimoodi on lõbusam, eks ole, esiteks. Ma olen lõbus inimene. Teiseks on see, et kui nüüd on niimoodi, et ühte sokki tuleb auk sisse, siis ma saan ainult ühe soki ära visata. Sest mul on need lõbusad sokid, mulle meeldivad. Ja kui nüüd tuleb näiteks, see on täitsa kulunud ka juba, no tegelikult selle ma peaks ära viskama juba. Aga no ma panen tähele seda siis, kui ma siin olen. Hommikul on nagu silmad veits nagu unematid täis, siis ei pane tähele seda. Aga selle soki ma peaks ära viskama, aga ongi see, et ma saan ainult selle soki ära visata. Sest kui on see, mul on 2 sukest sokki, vaata. Et ma saan selle soki ainult ära visata, teise soki saab alles jätta, siis kestavat ja pestavat kauem äkki või. Need on ka kord lõbusad sokid. Need on uuemad sokid siis vist. Noh, oled soe ka juba või? Et kas päris kopamehed teevad ka sellist asja, et nad määrivad iga õhtu? Sest mina määrin siin ja siin neid kuradi määrimispunkte on kõriauguni. Ma eile määrisin 40 minta vist või. No eile ma tegin seda ka, et ma panin need torud panin kõik täis, sest nüüd ma võtsin endale selle akuga pilli. Aga kas päris kopamehed teevad ka siis niimoodi, et nad määrivad iga õhtu või? Sest siin on, ma kohe ütlen, palju niplid on. 1, 2, 3, 4, 5. No ütleme 25. 25 niplit on siin. Mida peab määrima. Üks äär on tehtud. No ma tegin siin ka, kurat, ma ütleks küll, et kuradi nagu bassein ikka. Mis seal häda on? Ilus kurv on sees. Noh, mis veel tahad? Jop, Antonio. Tule välja. Hullumaja. Kuradi torud koristamata. Опа, блядь. Это музыка. See on põnev. See tee, mis ma praegu teen. Kuradi, fucking kindad on nii kuradi määred täis või. Siuke töö on põnev. See, et sul pead natuke sipsi-säpsti vaatad mingi kuradi betoon on sul seal ees ja rahulikult teed niimoodi ja see on põnev. See kuradi järjest tuled siin. Kurat, ma ei tea, mitu kopatäit ma teinud olen. Noh, kuradi ilus küll ju. Me läheme nüüd vanni. See linn, kus me oleme, või noh, see kõige suurem linn, mis meil läheduses on,
siin on mingid hot springsid, justkui peaks olema nagu Jaapanis need onsennid, et maa sees tuleb mingi soe vesi. See peaks olema soolane. Siin väga paljud need kiidavad seda kohaliks. Glenn ütles ka või? Supervisor ütles ka, et mis seda ei olegi juba käinud basseinis sulpsu tegemas. Silt on seal, et me ei tohi minna, kui piletit ei ole, aga kus me saame pileti? Ütleme nii, et see on siuke väga nõukaaegane kogemus. Maksta me kuskil ei saanud, milleks see läheb niisama sisse siis. No mis siin räägivad? Lähme otsime pileti. Mõndadele nii käepaarad ka peale. Anna. Meil on mis asja, me peame ise otsima, kus raha anda või? Ja nagu nii taha raha siis. Kuule, siit saame ka tuppa või? Oh, see on reiska kuum. Aga see vist tuleb maa sees siis kuskilt, jah? Räägid sa, jah? Istume sinna ja lähme selle purska juba olla siin kuskile. Nagu on see Jaapani onsen, aga... Ei ole väga kuum. Ei ole liiga kuum. Liiga kuum ei ole, aga siin läheb külmaks või? Sest see... No soe, no mingi 32 kraadi või? Ma ei tea, kas see päriselt tuleb kuskilt maa sees see vesi, aga noh. Liiga apetiitne ei ole. Ja see vesi ei ole soe ka praegult. Võiks soojem olla. Ütleme niimoodi, et kui sa oled Jaapani onsenis käinud, siis noh, see on täiesti siuke mõttetu. Aga kui pole kunagi käinud onsenis, noh, võib ära käia küll. Aga see on huvitav, mitte kuskile sa maksta siis. Sillid on küll, et ei tohi minna tuppa, kui... Keegi oli meie asjade juures, käis ringi. Käis või? Nüüd on meil põllud on kuivad. No vaata. Filippe priitsib mingit väetis sinna. Käib siin edasi-tagasi. Mul on see, et selle teise poole, no ma põhimõtteliselt tegin 2 päevaga vist. Praegu ma olen juba teine päev siin. Ei, see justkui 2,5 päeva olen teinud. Miks mul kauem läheb? Sellepärast, et seal teisel pool sinna tuleb veel teehöövel peale, eks ole, ja siin ma pean ise ära talluma selle. Ja see tallumine võtab ikka normaalselt aega. Või noh, alguses, noh nüüd läheb juba levolt. Noh, kiiremini, aga alguses me ikka Simmo mängib esimest korda, siis algus läbi ikka aega, kui sa mingi rütmi sisse saad endale. Siis muidu ideaalis võiks teha niimoodi, et noh, viimase tõmbega nii-öelda selle kopa alt niimoodi silud selle ära, aga ma korraks vahepeal proovisin, nagu sa vaata, mul see tagumine ka nii paska täis, siis ja kui see kopp on ka kurat seda savi täis ja siis niimoodi võviseb, sellepärast kopp on raske. Siin kohas mingid järsku liigutuse teed, siis kohe kurat annab tunda reisk. Aga siin on jah see, et kui mingi uue liigutuse õpin, no siis algus läheb ikka aega enne, kui süsteemi selgeks saad, sest no nüüd on nagu pakitud, vaata, aga ma arvan, et võib-olla isegi 2 korda kiiremini teen küll vist, kui ennem, noh, seal alguses. Ja see kopatöö on normaalne töö, aga siin võiks kõrval mingi tegevus ka toimuda, no mingi teetööl või kuskil seal, vaata. Seal ma näen, et seal oleks natuke põnevam see töö. Siin on lihtsalt see, et tee ühte seda sama asja. No kuigi enamasti kopamehed teevadki ühte ja sama asja kogu aeg. Aga põnevam oleks siis, kui kuskil siin mingi liiklus või mingi asi nagu, midagi nagu toimuks siin kuskil kõrval. Vahepeal vaatad, Filippe teeb seal midagi. Sõidab oma karvuga mööda siit, aga no ainult korraks või? Midagi muud nagu pole vahtida.
hakkab ringi kõima või? Karuselle. Peaks ringi käi küll. Ma olen mingit kuradi juttu kuulnud, et kui liiga palju niimoodi keerad, siis tuleb mutrist tuleb lahti see eskavaator ja kuradi kabiin kukub. Noh, mis ta räägib? Aluu! Kas ta tead, kus sa liiga palju keerutad, et ennast keermast lahti teha seal või? Ma just tegin vastupidi, ma panin praegu keermast kinni ja... No siis on hästi. Ja ma praegu, muidu ma keerisin teisele poole vaata, aga nüüd ma keerisin kinni jälle. No siis ma ei pea muretsema. Ära muretse, jah. Okei, davai. Davai, jah. Valmis. Ma arvan, et on valmis. No ongi valmis. No selles suhtes ma ei saa kõike lõpuni teha, sellepärast et siin on märg, vaata. Sinna panin ka ühe kulbitäie, aga kuradi siit vajub ära, vaata. Sest on nii märg. Aga siin, see on huvitav. Ma olen vaadanud ka, et siin nagu see see on betoon, aga ma ei saa aru, miks see sellise, siin on nagu see mingi klaasriie, kas see siis hoiab paremini seda? Siin ma näen, et on valatud mingi tavaline betooni ja siis siia on nagu pandud siuke asi veel peale. Kas see siis hoiab paremini või? Tugevamini? Ma ei tea. Aga noh, siuke kraav on. Keskelt keskele on siit. No enam-vähem. Kohalik kopamees käis ka siin. Vaatas üle korraks, mis ma teen. Näitas mulle, kuidas seda koppa tühjaks teha. See on see, et tõstad täiesti kuradi üles ja siis laksutad teda. Aga noh, seal oli see, no see savi, no, ta on nii ära kivistunud sinna juba, et see ei, nagu ei tulnud ära, aga ta näitas, et mida õhtuti teha. Ja siis ütles ka, et good job, but you're still a motherfucker. See on normaalne, meeste suhtlus on äge. Lihtsalt kuradi, no ei saa öelda niimoodi, et ainult, et ütled hästi, vaata. Mehed ei saa niimoodi. Mehed ütlevad, et oh, väga tubli töö. Pedekased ikka. Et selles on tore, aga no see kruav on tehtud, jah. No 5 päeva tegelikult. Nädal aega ühte kraavi. No ma arvan, et kui ma nüüd hakkan tegema, no maksimum pool päeva võidaks nii-öelda nagu see kiiruse pärast ja kuidas siin ma ikka nagu, kui ma seda poolt tegin, siis ma ikka õppisin. No nüüd ma teeks seda poolt teeks natukene teistmoodi. Aga noh, WhatsApp ju kuradi mulle lihtsalt näidati, mida kangid teevad ja siis ma ise olen justkui nagu õppinud seda värki siin. Aga mina ütleks, et väga hästi olen hakkama saanud. Päris kopameheks veel minna ei saa, sest ma üritasin siin seda, üritasin siit võtta mulda nii-öelda nagu maa pealt, et siia natuke panna, see on päris keeruline. Niimoodi, et ma võtaks siit niimoodi siledalt võtaks ja siis korrad, et ma saaks ja vait jah, ma räägin praegu, et võtaks niimoodi ilusti ja siis saaks selle mulla kopa peale, no see on ikka keeruline. See ega ta kõige lihtsam asi ei ole. Näegi siin jälle mingid nipid, vaata, mida ma ei tea tõenäoliselt. No siis ma kuradi TikTokis olen kuskil näinud, kus need kopamehed teevad. See on ilgelt põnev on vaadata seda, kus lihtsalt mingil vennal on kaamera seal kopa sees ja eskavaatori peal ja siis teeb mingid neid tee ääres neid kraave. Teeb puhtaks neid. Mingi minut aega lihtsalt vaatad timelapsi. Aga ma ei tea, kuidagi äge on. Ma ei tea, miks see äge on, aga äge on. Ma lähen vist nüüd see kraav, mis ma kõige esimesena tegin. Seal on tõenäoliselt nüüd kuivanud natuke aega. Siis ma lähen teen seda veits edasi ja siis on seal üks kraav. Perremas näitas mulle. Seal on üks kraav. No seal on ikka kuradi meeter seda mulda. Siin mul oli jah mingi 50-60 senti seda mulda põhjas. Seal on mingi no meeter umbes, jah. Kui ma selle põkaga vaata kuraavi kukkusin, noh sõitsin, noh vajusin.
nimeta kuidas tahad, siis seal ongi tehtud niimoodi, nagu ma seal hakkan ka tegema, ma hakkan nii-öelda nagu võtan seda märga sitta ja panen nii-öelda siia äärde ja see oligi see, et see oli pehme. See oligi see, et kui ma sinna sisse sõitsin, siis eelmine suvi siin talv tehti seda ja siis nägi ilus välja, aga tegelikult on ikka pehme. Kuna me teeme grilli, eks ole, meil on kuradi grillikauss on täitsa katki, siin on kuradi roosted, oi kui palju, sest see, mis tehti nende grilliks, teine pool pandi siia, kuradi elab ka siin keegi all või? Uus grill. See kuradi... kuidas ma selle pelleid. Söe panen. Siis on põõsal hea või? Mis asju see on soe veel või? Ei no siit pole midagi võtta ja siin ei olegi enam midagi. Meil mis sellega teeb nüüd siis? Kuradi, aga see on nagu ilgelt soe ju. Sul raisk, siin isegi kuradi kartulit sisse panna. Me tühjendasime ahju. Aga me tühjendasime laupäeval. Või pühapäeval. Täna on teisipäev. Ikka veel soe või? Kus see võimalik on? Ja see ei olnud hea koht vist. Aga kumba süüa panen? Süsi on ju kuradi. Väetis ei ole või? Midagi ikka on. Kurat, ühe korraga saidki hakkama. Kõva venda. Väga laulda,